Nii, ma teen selle video hästi kiiresti ära. Ma küsisin teilt eile küsimused, mis teil on eksamite või ülikooli kandideerimisega seoses. Kuna sellest on küll aasta möödas, siis ma annan oma parima ja ma väga tahaks, et sellest videost ja sellest kommentaariumi kohast saaks community, kus me anname üksteisele nõu ja et kõik need, kes on selles eksamistressis praegu, saaksid tulla, vaadata seda videot, meelde tuletada kõiki neid asju, lugeda neid nippe, et see oleks siuke tore koht. Kui sa lähed tegema eksameid või kui sa oled juba teinud eksameid, siis sa ilmselt kas juba võib-olla tead või vähemalt kindlasti peaksid endale selgeks tegema selle, et ükski eksam ei ole selle jaoks, et näidata, kui tark sa oled. Eksamid on väga vananenud süsteem. Ma absoluutselt ei toeta eksamite tegemist sellisel kujul, nagu need praegu on. See tuleks läbi mõelda teistmoodi ja samamoodi ma ei toeta absoluutselt kooli sisseastumiskatseid. Muide just tegin need läbi, see oli lihtsalt nii stressirohke asi, kui sa tahad näiteks vahetada põhikoolist ja minna gümnaasiumisse või vahetada algkoolist minna kuhugi mujale põhikooli. Ükski eksami tulemus ei näita seda, kui tark sa oled, vaid just vastupidi. See pigem näitab hoopis teisi asju, mis tegelikult on ka tähtsad, aga need ei ole kindlasti mingisugune indeks, mis peaks sinu intelligentsust näitama. Näiteks mina töötan stressi all väga hästi. Miks? Sellepärast, et mul oli selline mateõpetaja Kaagis, et ta tegi nii kaua kontrolltööd, kuni kõik said 5. Ja see oli väga stressirohke, aga ma harjusin seda stressi taluma. Ma käisin kogu aeg olümpiaadidel, mulle väga meeldis õppida. Ehk siis ma olen kogu aeg olnud eksamisituatsioonis. Ma ise kaifisin eksamisituatsiooni, aga kõik ei tee seda ja kõik ei tee selliseid asju. See on täiega normaalne ja see ei peaks olema asi, mille järgi meid hinnatakse. Ma ei toeta sellist asja, et inimestel on lihtsalt konstantne stress ainult mingisuguse eksami pärast ja nad reaalselt tegelikult ei õpi mitte midagi. Kuigi matemaatikal on lemmikaine, need asjad ununevad ära juba isegi aastaga. Ehk siis see ei näita su intelligentsuse taset, palun ära arva seda ja nüüd läheme edasi. Kui sa veel ei tea mind, ma olen Taanis, Kopenhaagenis, ma õpin front-end disaini, mis on siis programmeerimine, aga ka disaini pool veebist. Tegelikult ma tahtsin kandideerida poliitikasse rahvusvahelisse äris. Ma õppisin algkoolis oma kodu lähedal, siis ma läksin katsetega Kaagi põhikooli, reaalklassi ja siis gümnaasiumi tegelikult tegin katseid, 4 katseid, ma tegin ka VHK-sse katseid ja kuna ma sain VHK teatriklassi sisse, siis mul lihtsalt tekkis huvi, et ma tahaks natuke õppida eneseväljendust ja teatrit. Ma tegelikult ei vahetanud kooli sellepärast, et mulle see ei meeldinud. Mina paneks kõik oma lapsed alati Kaagi ja ma panengi ja mu õde käib Kaagis ja ühesõnaga nüüd sa tead mu tausta ja nüüd ma räägin kõikidest oma nippidest. Kindlasti on mingi osa, miks mõned õpilased teevad eksamid paremini, just see, millised õpetajad neil on ja ma olen mega tänulik oma õpetajatele. Nii põhikoolis üli hea matemaatikaõpetaja ja eesti keele õpetaja ja samamoodi ka gümnaasiumis mu kirjandusõpetajad olid üli kogenud ja täpselt samamoodi oli mu matemaatikaõpetaja selline kõigis meie kätt igal hetkel ja õpetajad elavad teile kõige rohkem kaasa. Isegi kui see ei tundu niimoodi, siis ma näiteks tulin matemaatikaeksamit välja, ma olin ülipettunud, sest ma teadsin, et mul läks halvasti, ma teadsin juba, kui palju punkte ma saan ja mu õpetaja oli see, kes mu maha rahustas, nii et õpetajad on alati teie poolt. Jah, eksamitele kandideerimine lõpeb alati 20. jaanuaril, mis on kohe. Esiteks, mis on kõige tähtsam, registreeri eksamitele, muidu sa ei saa eksamitele minna. Teine asi on see, et eksamile registreerides tuleb sul valida matemaatikas kas lai või kitsas eksam. Võin kohe öelda, et välismaale kandideerides ei ole vahet, kas sa teed laia või kitsa mataeksami. Väga paljud mu sõbrad tegid kitsa mataeksami, sest nad teadsid täiesti surmkindlalt, et nad lähevad välismaale ülikooli, et neil ei ole seda matemaatikaeksamit mitte kunagi Eestis enam vaja. Ehk siis, kui sa teed kitsa eksami, siis on tõenäosus, et sa saad suuremad punktid natuke suurem, ehk siis nad tegid kitsa eksami, et nende keskmine hinne oleks suurem. Mina tegin laia eksami, sellepärast et ma tean, et mu huvid on nii laiad, pluss ma olen reaalainetest väga huvitatud, et ma ei kujuta ette, võib-olla ma tahan 10 aasta pärast minna matemaatikaõpetajaks õppima, siis mul on vaja seda laia eksamit ja sellepärast ma tegin selle laia eksami, isegi kui mul tegelikult ei olnud seda vaja, siis ma mõtlesin, et see on targem otsus, kuna ma ei pane niimoodi ühtegi oma tulevikuvalikut kinni. Nüüd, kui sa oled gümnaasiumis terve aja juba kitsast matemaatikat õppinud, siis kitsast matemaatikast minna tegema laia matemaatikaeksamit on natuke keerulisem, ma arvan. Ja seda ma võib-olla arutaks kindlasti läbi oma matemaatikaõpetajaga, ehk siis kui sa juba oled niikuinii kitsast matemaatikat õppinud, siis ma pigem läheks teeks ka kitsa matemaatikaeksami, sest ilmselt sul siis tõesti on nii suur teadmine sellest erialast, mida sa tahad tulevikus tegeleda. Ja üleüldiselt ka palun
aruta selliseid asju oma matemaatikaõpetajaga, sest tema teab sind kõige paremini. Ma kindlasti ei teeks selliseid otsuseid mingi arutelu põhjal, mida ma tegin oma sõpradega, sest ma mäletan väga hästi, et meil oli gümnaasiumis ka arutelu sellel teemal ja paljud olid väga kinnise mõtteviisiga, et mul ei ole kunagi seda vaja, ma ei tee kunagi seda matemaatikaeksamit, ma ei lähe kunagi reaalaineid õppima, ma ei oska matemaatikat, ma failin selles ja nii edasi. Kuigi tegelikult õpetaja ütles, et ei, kuulge, et lõpetage ära, et te olete kõik valmis seda laia eksamit tegema, sest me õppisime kõik laia matemaatikat. Mu point, et ära vali kitsas matemaatikat lihtsalt sellepärast, et sa kardad, et sa saad vähe punkte või sa ei ole selle jaoks piisavalt intelligentne. Tegelikult matemaatika lai eksam on väga lihtne, nagu see ei ole üldse mingisugune, näiteks võrreldes nelikatsetega on ja nelikatsed on eksamite kõrval raske. Eksamid on selline asi, mis on nagu see nii-öelda, et Eesti keskmine õpilane peab selle eksami ära tegema hästi. Eksamite mõte ei ole teha midagi ületamatut, vaid just midagi elementaarset, mida me justkui võiks osata ja kui sa hästi õpid ja hästi kordad, siis sa peaksidki seda oskama ja sa ei peaks muretsema selle pärast nii palju. Ja nüüd konkreetsematest eksamitest, ehk siis ma alustan matemaatikaeksamist. Ma olen juba varem rääkinud, miks ma ülikooli sisse saanud, on see, et mul ei läinud matemaatikaeksamil nii hästi, kui ma plaanisin ja ma plaanisin minna tegema seda 100 punktile, sest ma põhikoolis sain ka 100 punkti või 1 punkti vähem, ehk siis see oli minu jaoks justkui mingisugune asi, mida ma olen juba teinud ja mis on minu jaoks elementaarne. Kuna ma gümnaasiumis sain pidevalt matemaatikas väga häid hindeid üldjuhul, kui mul oli siuke okei periood elus ja see oli asi, mida ma teadsin, et ma olen võimeline tegema, aga ma sain 71 punkti. Mulle enda jaoks oli see väga-väga halb tulemus, sest ma läksin tegema 100 punktile, nagu ma ütlesin. Aga see on okei, et ma seda ei saanud, sellepärast, et esiteks meie õppisime matemaatikat põhimõtteliselt lihtsalt internetis. Meil ei olnud üldse selliseid tingimusi, mis tavaliselt inimestel on ja isegi kui, ma ei tea, siin on poliitikud öelnud, et aga eksami tulemusi see üldse ei mõjutanud, siis mina tundsin küll, et see mõjutas. See mõjutas tohutult, sellepärast, et mul ei olnud enam õpirutiini ega midagi sellist ja minu jaoks oli väga ebaaus, aga mis sa teed? Mida ma soovitaks ja mida mina tegin ja mis on minu arust kõige tähtsam asi, on see, et sa reaalselt harjuksid olema selles stressisituatsioonis. Nagu ma ütlesin, siis eksam on isegi rohkem selle kohta, kuidas sa talud stressi ja sükest nagu pinge peal ülesannete lahendamist, kui see, kui tark sa päriselt oled. Ja mina läksingi tegelikult sellega alt, sest ma tegin väga lihtsad ülesanded, ma mõtlesin lihtsalt nii palju üle, et lõpuks mul ei olnud enam aega, et neid uuesti teha ja korralikult teha, sest et ma toon näite, meie eksamil oli viimane ülesanne, oli majandusülesanne, seal oli logaritm ja mingisugune teadustoetus või mingisugune asi ühesõnaga. Selle eest ma sain 10 punkti. Ma tegin kõik õigesti, mul polnud õrna aimu, kuidas seda ülesannet teha, aga ma tegin selle ära, ma tegin selle logaritmi ära, ma põhjendasin kõik asjad ära, mul oli kõik õige. Ja siis oli lihtsustamisülesanne, mis tundus lihtsalt võimatu ma jaoks ja ma tõmbasin ennast sellega nii lukku, et ma jäin seda tegema vist pool tundi ja ma kaotasin sellega tohutult palju aega. Lõpuks ma saingi sellest 0 punkti, sellepärast et lihtsustamisülesanded üldjuhul on niimoodi, et sa taandad võimalikult palju, lihtsustad võimalikult palju ja alles siis hakkad läbi korrutama, aga selle eksami lahendus oligi see, et sa pead kõik arvud omavahel läbi korrutama ja see tundus minu jaoks nii idiootne, et ma ei teinud seda ja sellepärast ma ei teinudki seda ülesannet ära, ehk siis ma mõtlesin lihtsalt üle. Ja ma oleks võinud seda vältida siis, kui ma oleks rohkem teinud neid eksameid konkreetse taimeriga läbi. Ehk mida ma soovitan, ongi see, et sa istud kodus maha, sa uurid välja, kui palju sulle eksamil aega antakse, millal pausid on, milliste osade vahel pausid on, seal on 2 osa, eks ole, vist õppikene, ma ei tea. Sa paned taimeri tööle, hakkad neid ülesandeid tegema. Näiteks sa teed iga kuu 1 matemaatikaeksami või siis iga 2 nädala tagant teed 1 matemaatikaeksami. Kui sa isegi ei oska kõiki neid teemasid veel, mis neid eksameid puudutavad, te võib-olla ei ole veel matemaatikas sinna kordamiseni jõudnud, see on okei. Aga lihtsalt see, et sa alustad eksamite lahendamist, et sa saaksid aru, kuidas stressiolukorras sinu aju toimib. Ja sa hakkad eksamit lahendama taimeriga, sul ei ole ühtegi asja, mis sind aitavad, ainult kalkulaator ja sa teed nii palju ära, kui sa oskad selle taimeri ajavahemiku jooksul, mis tavaliselt eksamil sulle antakse. Teine samm on see, et kui see aeg läbi saab ja kui sa mingisuguseid ülesandeid ei osanud teha, siis nüüd sa võtad oma õpiku, oma vihiku, endiselt ei guugelda vastuseid ega mitte midagi ja sa üritad teha need ülesanded ära, mida sa enne ei suutnud ära teha. Nüüd, kui sa õpiku ja vihikuga ka ei oska neid ülesandeid ära lahendada, siis ma soovitan võtta vastused ja guugeldada reaalselt need vastused sealt Innove kodulehelt välja ja teha niimoodi need ülesanded ära, et sa ainult tead vastust, sa ei tea lahenduskäiku ja sa mõtled selle lahenduse koos vastusega välja. Samm-sammult hakkad ennast aitama, aga sa viimase hetkeni pingutad iseenda peaga, et sa mõtleksid selle lahenduskäigu kuidagi välja. See oli see, mida mina tegin ja minu arust see tohutult arendas mind, see oli ülivajalik asi, mida teha. Järgmine punkt, mida ilmselt su õpetajad on juba sulle öelnud, käi konsultatsioonides ja küsi küsimusi.
ära palun karda küsida rumalaid küsimusi, sellepärast et sa lihtsalt saboteerid oma teadmisi. See on täiesti mõttetu, kui sa tunned piinlikkust mingisuguse küsimuse ees. See on lihtsalt iseendale piiride seadmine. Mitte ükski teine inimene ei mõista sind hukka sellepärast, et sa midagi ei mäleta. See on täiega okei, kõik on sellises olukorras ka ise, võib-olla nad lihtsalt ei julge häält tõsta. Mina olin alati see, kes küsimusi küsis, ma olin alati see, kes kõiki asju arutas. Võib-olla sellepärast mul läkski matemaatikas alati nii hästi, et ma rääkisin kaasa, ma avaldasin arvamust, ma kalkuleerisin asju, ma arvutasin asju välja peast. Ma kogu aeg rääkisin matemaatikatunnis kaasa, sest mul oli huvitav niimoodi ja mu aju õppis niimoodi palju rohkem. Ja mine siis ka konsultatsioonides, kui sul isegi tekib tunne, et sa tead seda teemat. Ma tunnen, et ma võib-olla isegi olin liiga enesekindel mingite teemadega, mis olidki tegelikult nii lihtsad, et ma oleks võinud neid rohkem teha ja oleks vähem üle mõelnud eksami ajal. Järgmine asi, mida ma tegin, oli see, et ma tegin endale käsitsi valemi vihiku. Ma tean, et müüakse erinevaid matemaatika valemi raamatuid ja kõiki selliseid asju, aga ise läbi kirjutamine ja ise nende asjade vormistamine aitab sind ja sinu piltmälu neid valemeid reaalselt meelde jätta. Ja kui ma tegin matemaatika ülesandeid, siis ma ei vaadanud enam neid valemid sealt valemi vihikust, vaid ma kõigepealt üritasin peast selle valemi välja mõelda, maha kirjutada ja alles siis kontrollisin, kas see valem on õige. Ja see valemi vihiku tegemine tegelikult aitas ka selles mõttes mind, et ma näiteks koondasin kõik valemid, ka põhikooli valemid, ka põhikooli teoreemid, mida sa arvad, et sul võib-olla ei ole mitte kunagi enam vaja, üldjuhul neid asju ei olegi vaja. Isegi need põhikooli valemid võivad sind aidata olukorras, kus sa ei oska ülesannet lahendada. Näiteks meil oli üks trigonomeetria ülesanne eksamil, mida ma ei mäletanud, kuidas lahendada. See oli mulle tuttav ülesanne, aga mul lihtsalt ei tulnud pähe, kuidas seda lahendada. Mul oli ülivähe aega jäänud. Siis ma teadsin, et kui viimane vastus on see, et mul on vaja lihtsalt selle kolmnurga ümbermõõtu vaja teada, kuigi kõik ülejäänud sammud ma jätsin vahele, siis ma sain selle ülesande eest pooled punktid lihtsalt sellepärast, et ma kasutasin Heroni valemit, mis on põhikooli valem minu arust, kuigi ma tegin seda täiesti risti vastupidi, kuidas tegelikult oleks võinud seda ülesannet teha. Ehk siis ka sellised asjad võivad sind väga halvast olukorrast välja aidata. Järgmine asi on kalkulaator. Ma ei saa aru sellest, et kui ma käisin gümnaasiumis, siis mingid inimesed arvasid, et kui nad ostavad endale odavama kalkulaatori, hoiavad raha kokku ja siis on et vahet ei ole, et kalkulaatorid on kõik samasugused. Kalkulaatorid ei ole samasugused ja ma väga soovitan osta natuke kallima kalkulaatori, mis on ikka veel eksamitel lubatud, sest paljud kalkulaatorid arvutavad sinu eest väga paljud asjad välja. Näiteks ma sain selle kunagi keemiaolümpiaadilt ja see on kõige parem kalkulaator, mida ma kunagi kasutanud olen. Sellest on üks kalkulaator või 2 kalkulaatorit veel natuke paremad, aga mida see kalkulaator teeb? Ma panen selle kalkulaatori mudeli, numbri ja nime kirjeldus, seda arvutab välja, kõik asjad arvutab välja, võrratused, võrrandid, kuupfunktsioonid, ruutfunktsioonid, ma ei tea, tundmatud, et ühesõnaga, kui mul oli eksamil ülesanne, siis ma sain selle kõigepealt arvutada ära oma kalkulaatoriga. Ma juba teadsin, mis on selle ülesande vastus. Eksamil sa ei saa üldjuhul punkte ainult vastuse eest, ehk siis sina pead selle lahenduse sinna kirja panema, aga kui sul on vastus olemas, siis sa saad iga sammu järel kontrollida, kas su vastus või see lahendus, mida sa hetkel tegemas oled, on ka reaalselt õige. Näiteks kui ma lihtsustasin, ma iga kord arvutasin välja, et nii, kas see samm, mis ma nüüd tegin, on täpselt sama tulemusega, mis on see samm, mis oli eelmine ja kas ta annab ikka selle õige vastuse välja. Ma sain tänu oma kalkulaatorile kõik oma ülesanded juba ära kontrollida, kui ma eksamilt lahkusin, ma juba teadsin, kui palju punkte ma saan, ma teadsin, mis ülesanded mul valed on. Näiteks kui sul on ka ülesanne valesti tehtud, aga su kontroll on õige, siis sa võid selle eest punkte saada hoopis. Ehk siis ma igal juhul soovitan väga kontrolli teha. Ma lahendasin alati ruutvõrrandeid peast Vieti teoreemi abil, ma mitte kunagi ei kasutanud reaalselt seda valemit ja eksami ajal ma suutsin ära unustada selle kõige tavalisema ruutvõrrandi valemi, kuna ma kasutasin alati lihtsustatud oma ja siis ma kasutasin oma kalkulaatorit ja lihtsalt tuletasin selle valemi tänu oma kalkulaatorile, ehk siis see aitas mind jällegi hädast välja. Ma räägin nii kiiresti praegu, sest et siin on nii palju infot, aga ühesõnaga matemaatikaeksamiga mul rohkem ideid ei ole, see ei ole nii hull, kui te võib-olla arvate. Tegelikult mitte kedagi ei huvita aasta hiljem enam, mis su matemaatikaeksami tulemus oli . Ma sain eesti keele eksamis